Head sõbrad, tere tulemast taas kohtumõistjate raamatu sõnumit lahti mõtestama. Kindlasti oleme märganud aeg-ajalt, et kordame ikka jälle samu vigu ja tagajärgedki on samad. Kuidas sellest tsüklist väljuda? Kohtumõistjate raamatu teises peatükis 16. kuni 23. salmini kirjeldatakse seda tsüklilikkust muistses Iisraelis. Ja kuuleme. Siis issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest. Aga nad ei kuulanud ka oma kohtumõistjaid, vaid käisid oora viisil teiste jumalate järel ja kummardasid neid. Peagi lahkusid nad teelt, mida nende vanemad olid käinud issanda käske kuulda võttes. Nemad ei teinud nõnda. Kui siis issand tõstis neile kohtumõistjaid, oli issand kohtumõistjaga ja päästis nad nende vaenlaste käest kogu kohtumõistja eluajaks. Sest issandal oli kaastunnet nende ägamise pärast, rõhujate ja kalletungijate käes. Aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad, käies teiste jumalate järel neid teenides ja neid kummardades. Nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kangekaelsuse viisidest. Siis issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta ütles, et see rahvas on rikkunud mu lepingut, mille ma tegin nende vanematega ega kuula mu häält, siis ka mina ei aja enam nende eest ära ühtegi neist rahvaist, keda Jooso surres alles jättis, et nende läbi Iisraeli katsuda, kas nad tahavad hoida issanda teed, käies selle, nagu nende vanemad seda hoidsid või mitte. Ja issand jättis alles need rahvad, ei ajanud neid kohe ära ega andnud neid ka Jooso kätte. See on Jumala sõna. Kuuldu tuletab meil juba eelmisest mõtisklusest tuntud tsüklit meelde. Esiteks eemaldumine jumalast, paganlike jumalate Baali ja Astarte teenimine. Teiseks karistus, Jumal annab nad nende vaenlaste kätte. Siis rahva hädakisa omaenda valikute tagajärgede pärast. Siis tuleb Jumal, kes saadab neile kohtumõistja, kes nad päästab ja vabastab. Ja lõpuks ikkagi tagasilangus, niipea kui saabub rahu, algab tsükkel otsast peale. Kuidas sellest tsüklist väljuda? Paistab, et inimeste oma tahtest ja pisaratest ei piisa. Jumal saadab neile kohtumõistjaid, kes nad päästavad. Ta tegutseb kohtumõistjate kaudu ja päästab oma rahva. Nad ei olnud seda päästet kuidagi välja teeninud, kuid issandal oli nende vastu kaastunne. Ta kuulis nende ägamist ja vastas sellele. Jumala juures ei valitse üksnes külm distsipliin ja karistused, vaid eelkõige armastus, kaastunne. Jumal vaatab oma rahvast nagu isa eksinud last. Ta ei idealiseeri, ei ilusta olukorda, vaid armastab. Ta on järjekindlam kui inimesed oma eksimustes, tugevam kui nende kollektiivse mälu augud, ustavam kui nende truudusetus. Jumal ei murra oma lepingut ja tõotusi. Kohtumõistjad ei valitud inimeste poolt. Nad olid Jumala poolt valitud juhid, kelle ülesandeks oli rahvas päästa. Ja niikaua kui kohtumõistja elas, läks rahval hästi. Psalm 19 kirjeldab aga kurba reaalsust, aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad,
käies nende jumalate järel, neid teenides ja neid kummardades, nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kangekaelsuse viisidest. Rahva süda polnud muutunud. Nad otsisid oma probleemidele lahendust, kuid mitte uut ja sügavamat suhet Jumalaga. Nende kuulekus toetus hirmule, mitte armastusele. Nende kuulekus sõltus karismaatilistest juhtidest, mitte nende isiklikust ja sügavast osadusest elava Jumalaga. Jumal ütleb otse, Iisrael, sul on südameprobleem. Sa oled rikkunud lepingut. Sõnakuulmatus on kujunenud sinu teiseks loomuseks. Sa ignoreerid Jumala armu. Ja just sellepärast, et Jumalal rahvaid, keda Joos oli alles jätnud, oli nagu varuks, võiks ütlema. Ja küsime, et miks ta jättis nad alles? Aga selleks, et panna Iisrael proovile. Kas nad tahavad ikka käia issandaga või mitte? Kas see tsükkel võiks kuidagi murduda? Et rahvad on nagu proovikivid. Need naaberrahvad polnud ainult karistus, vaid ka Jumala armu tööriistad, nagu näeme. Jumal kasutab elu reaalsust, et kasvatada meist tõelist usaldust. Eluraskused ja võitlused, pahed, katkenud suhted, harjumused, finantsilised mured on need võõrad rahvad, keda Jumal ka meie ellu aeg-ajalt saadab. Ta ei ole neid eemaldunud, vaid need on selleks, et me õpiksime temast sõltuma keset argipäeva reaalsust. Ta treenib meie südant. Kuid meie usaldus Jumala vastu ei saa sõltuda üksnes hädas olemisest. Jumal ei ole ainult kiirabi. Languse, patu ja häda ja päästetsükkel ise kisendab püsivama lahenduse järele. See tsükkel lõpeb siis, kui me otsime Jumalat. Mitte ainult päästjana, vaid issanda ja sõbrana teda võtame vastu. Uue testamendi ajastul elavate kristlaste jaoks ei ole kohtumõistja mitte niivõrd isik, kuivõrd põhimõte Jumala eesmärk on see, et me parandaksime meelt, mõistaksime ise oma mõtete ja tegude üle Jumala sõna valgusel kohut. See tähendab ühtlasi ka seda, et me peame õppima ka tunnistama oma süüd ja seda hukka mõistma. Meie osaks on olla patudele surnud ja elada Jumalale Jeesuses Kristuses. Meie lõplik lahendus on Jeesus. Tema on viimane kohtumõistja, kelle hääl ei vaibu ega lõppe meie surmaga. Temale ja tema ristisurmale vaadates mõistame me oma patu sügavust ja Jumala armu suurust meie vastu. Head sõbrad, Jumal ei ole meie tsüklitest tüdinud, kuid ta tahab meid juhtida kindlamale pinnale, tõotuste maale, kus tema arm muudab meid tugevaks ja vabaks. Arvesta sellega, et sinu langused ei defineeri sind. Tunnistagem siis oma tsükleid ja öelgem, Jumal, me tahame sind teenida mitte ainult hädas, vaid kogu südame ja püsivusega. Järgmine kord räägime kurjadest naabritest, aga seniks kohtumiseni.